Liikumine on meile igati loomupärane tegevus, sest et kui mõelda, siis ainuüksi eluks tähtsad protsessid hõlmavad endas liikumist ka väikeste osadena meie sees. Aga see, kuidas meie peaksime liikumist käsitlema, me saame seda vaadata laias laastus kaheti. Üks asi on see, et me läheme trenni tegema. Sellisel juhul on tegemist sellise teadliku, planeeritud liikumistegevusega. On see siis rohkem või vähem intensiivsem, aga kui me mõtleme treeningu peale, siis tegelikult on eesmärk anda kehale piisavalt stressi ja siis teha läbi piisavalt pingutust, et organism kohaneks ja jõuaks oma siis treenitusega uuele tasemele. Küll aga on huvitav see, et me peaksime mõtlema niimoodi, et ainult treeningust ei piisa. Ja põhjus on siis selles, et kuna meid tänapäeval ümbritseb väga palju sellist energiatihedat toitu, mis ühelt poolt siis soodustab igati ülekaalu teket, ilma et me selle peale mõtleksimegi üldse, siis tegelikult liikumine teiselt poolt on samamoodi väga alla läinud, kaasaegne tehnoloogia, mis seda meile kaasa toob. Sellest tulenevat treening on küll vajalik, et hoida organismi tugevana, hoida meie võimekust üleval, aga miks sellest ei piisa, on see, et see on ainult väike ajaühik, mida me suudame siis läbi teha treeninguga, vaid on ka olemas teine liikumisviis, milleks on olmeliikumine. See tähendab siis seda, et igasugused tegevused, mida me teeme väljaspool treeningut, aga päeva lõikes ikkagi ringi toimetame. Igasugused tavapärased tegevused, nagu näiteks koristamine, aiatööd, muruniitmine, igasugused käigud kuskile, jala, mida me teeme, majapidamistööd ja ka tööl näiteks, et kui on vaja 2 jalal ringi käia, midagi tõsta, et ka ametid saavad olla erinevad. Aga meie jaoks on oluline see, et meil seda olmeliikumist oleks samuti piisavalt. Miks? Sellepärast, et treeninguga me ei jõua niivõrd palju energiat ära kulutada selle tunni aja jooksul. Isegi kui me seda suudame teha, siis see pingutus peab olema äärmiselt suur ning järgmisel päeval me suure tõenäosusega tahame taastuda ja tunneme ennast natukene kangena. Küll aga, kui näiteks me oleksime kogu päeva lõikes aktiivsed, siis sellisel juhul kogu päeva lõikes me suudame suhteliselt suure hulga energiat ära kulutada, mis aitab tegelikult ka siis sellise energiatiheda toidu tarbimise puhul mingil määral ära tasandada. Ehk siis loomoraal on see, tuletame meelde need samad klišeelikud soovitused, nagu näiteks käi üks peatus rohkem, eelista treppi, kui vähegi võimalik, ole päeva lõikes kehaliselt aktiivsem, sest see on sama oluline kui treening, kui mitte rohkem.